Hei, ütle mulle nüüd ausalt, kui palju jätad sina neid videosid vahele Instagramis näiteks, kus ei ole subtiitreid? Sest et mina pean tõdema, et see on tõesti, võib öelda, et 99%. Ja see on ka alati põhjus, miks mina panen enda videodele subtiitrid. Mina isiklikult tarbin sotsiaalmeediat olukordades, kus ma ei saa heli peale panna. Näiteks ootan, et laps õhtul magama jääks, olen ühistranspordis või lihtsalt ei soovi teist inimest samal ajal segada. Seega minu jaoks on subtiitrid väga olulised. Seda enam, et tänasel päeval on subtiitreid imelihtne panna, võiks alati nad ka panna. Ma ei räägi siin kohas muidugi mingitest YouTube'i videodest, vaid just siuksed Instagrami reelsid, story'd ja muu siuke. Ja selles videos ma nüüd näitangi, kuidas mina neid subtiitreid enda videodele panen ja kui lihtne see tegelikult on. Seega hakkame pihta. Nii, mina kasutan subtiitrite lisamiseks siis sellist keskkonda nagu Weed ja kui sa oled nüüd siia Weedi keskkonda sisse tulnud oma kontoga, valid siit ülevalt paremalt nurgast New Project. Siit võtad nüüd Upload Files, kus sa saad siis välja valida endale sobiliku video. Kui video on üles laetud, siis võtad siit vasakust äärest Subtitles. Ta tuvastab keele automaatselt ära ja kui sa nüüd vajutad Auto Subtitle in Estonian, siis ta genereerib subtiitrid valmis. Stiili poolest siin on väga palju erinevaid stiile. Mulle isiklikult meeldivad sellised rahulikumad, sest neid on kergem jälgida, aga siin on ka väga vilkuvaid, sähvivaid ja oletame, et ma valin praegu nüüd selle, siis ma saan siit edit vajutades seda veel omakorda muuta. Et saan siit ise siis, ma ei tea, valin Roboto ja suurust 36 ja nii edasi. Lisaks, kui ma olen nüüd selle stiili välja valinud, vajutan siit edit, siis ma näen, mis teksti ta genereerinud on. Ja lasen selle silmadega kiirelt üle, et vaadata, kas on mingeid kirjavigu või mis iganes vigu. Aga hetkel mulle, näiteks selle siit võtaksin ära. Ja soovi korral saad ka, ma ei tea, lahku lüüa neid ridu, ühendada, et kui sa tahad, et korraga oleks vähem või rohkem teksti real. Ja kui sa oled üle vaadanud, siis soovi korral saad siin veel valida mingeid, ma ei tea, pealkirja panna suurelt siia, elemente panna. Ja kui sa nüüd oled üle vaadanud, üle kuulanud, esiteks sul ei ole üldse siis tuleb vajutada siia Done, Export video. Nüüd ta genereerib siis selle video valmis. Siit saad veel korra üle vaadata selle ja siis alla laadida. Nii, nüüd kus sa nägid, kui lihtne on tegelikult subtiitreid videole panna, soovitan ma väga ka sul endal seda kasutama hakata. Ja ma panen siia blogipostitusse ka enda Weedi affiliate lingi, mille puhul siis sa saad esimesed 3 kuud -50% Weedi kuutasust alla. Et väga hea võimalus saada seda toodet soodsamalt. Ja ega ei olegi muud kui head katsetamist ja palju põnevaid videosid. Tšau!